Volvo sünonüümiks on turvalisus ja seda turvalisust on näha kõiges, mis Volvoga seondub, näiteks isegi disainis. Tänaseks on XC90 10 aastat juba vana, aga skandinaavialik disain on väärikalt vananenud ja XC90 näeb värskem välja kui mõni paari aasta vanune auto. Selle teise mudeli värskendusega on silmnähtavalt auto ninaosa rohkem muutunud kui eelmise värskendusega, aga ma võiks öelda, et endiselt on mängitud turvalist mängu. Tõsi, uus on tuledisain, uus on kapott, uus on radiaatorivõre, uus on eesikaitseraud, väljadisainid on muutunud ja tegelikult ega siin külje peal on kõik täpselt samasugune nagu ennem. Ka tagaosas on veidi muutunud, aga seda saab ainult aru Volvo huviline. Standardis endiselt on see auto siis tavavedrustusega, lisaraha eest saab õhkvedrustust ja tänaseks kõige suuremaks muudatuseks võiks pidada seda, et diiselmootorit enam valikus ei ole, on poolhübriidi, on pistikhübriidi ja tegelikult on võimalik saada siis ka EX90 ehk siis täiselektrilist mudelit, mis tegelikult on sootuks teisel platvormil. Ja samuti välisdisaini osas ei ole enam seda inscription varustust või siis R-disaini. Kõik on tegelikult täpselt samasugused autod, lihtsalt varustuspaketid muutuvad kas siis pluss või ultra. Ja kui sulle näiteks kroomitud ehisdetailid ei meeldi, siis on võimalik neid mustana saada, nagu siin sellel autol. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et minule teadaolevalt on see ainukene 7-kohaline pistikhübriid, mis selles klassis müügil. XC90 on nüüdseks standardis alati 7-kohalisena. Ja kui kõiki 7 istet kasutada, siis tegelikult siia taha jääb pagasiruumi mahtu, ütleme, umbes sama palju kui mõnel väiksemal linnaautol. Seega parajalt praktiline. Kui auto on õhkvedrustusega varustatud, siis sa saad selle autoga väga madalale lasta, et siis oleks mugavam siia pagasiruumi asju tõsta. 2 kotikinnituskonksu on, siis siin põhjaplaadi küljes on veel Volvo lahendus kotikinnitus abinõust või siis ka jällegi konksudest, kuidas keegi nimetada tahab. Ja tegelikult on veel omakorda siin põhja all väiksemad sorti laegas, kuhu näiteks laadimistarvikut panna. Ja kui nüüd need 2 viimast istet alla klappida, siis on pagasiruumi mahtu rohkem kui näiteks Jeep Grand Cherokee'l või siis BMW X5 pistikhübriididel. Ja ainsaks miinuseks võiks öelda seda, et tegelikult ega seda rulood ei ole just kõige mõnusam kasutada siin, kuigi see tegelikult elektriliselt sõidab siit eest lahti. Ja kui kasutad kõiki 7 iste kohta, siis sa pead selle lihtsalt siia põrandale panema, aga vähemalt sul on võimalus see kuskile panna. T8 pistikhübriid omab 2-liitrist bensiinimootorit, 8-käigulist automaatkasti ja elektrilist nelikvedu. Sellel on 19 kilovatt-tunnine akupakk ning auto võimsuseks märgitakse 335 kilovatti ja 709 newtonmeetrit. XC90 sõidab väga turvaliselt ja see lisavarustuses leiduv õhkvedrustus suudab seda autot natukene konkreetsemaks muuta, kui see auto panna kõige sportlikumasse seadesse. Aga ikkagi ta kipub õõtsuma natukene, kerekaldumised on tunda, rool on pigem kergemapoolsem ja selline kiirenduse pool on veidi mõtlik ja seda alguses just, et kõigepealt veetakse ikkagi seda autot elektriga, siis tuleb mootori järgi, siis natukene käigukast mõtleb. Ehk siis see ei ole selline kõige dünaamilisem auto, millega sõita või õigemini kõige dünaamilisemate sõiduomadustega. Aga ta ei sõida halvasti, ta sõidab hästi tegelikult, aga see auto on pigem ikkagi mugavusele häälestatud ja sellele, et kui on vaja natukene kiiremini sõita, siis ta ka sellega saab hakkama. 0-100 kiirendus on 5,4 sekundit, pidurid on mõistlikud ja selle auto saab täitsa mõistliku vahemaaga seisma.
Aga kui sind ikkagi huvitavad sportlikud sõiduomadused, siis tahtmata X5 pistik hübriid sõidab selles klassis kõige paremini. Ja selle auto puhul on ka kergelt alajuhitavust tunda, mis pole ka tegelikult ime, sest et esimesi rattaid veab ikkagi sisepõlemismootor ja tagarattaid veab tegelikult ainult elektrimootor. Siia viimasele istmereale ma mahun ära, aga et ma siia ära mahuksin, siis ma pidin liigutama seda istet hästi natukene ettepoole ja seljatuge pisut püstisemasse asendisse. Aga siin autos on kõik 3 rida endiselt kasutatavad, kui isegi täiskasvanud inimesed siin kõige viimasel istmereal istuvad. Ja no, kui ma võrdlen nüüd teiste selliste 7-kohaliste autodega, mis pole küll nüüd muidugi pistikhübriidid, siis ma ütleks, et siin on võib-olla natukene mõni millimeeter rohkem ruumi just põlvedele. Pearuumiga on küll nii, et mul on kukal vastu seda lage, käetogi ka olemas siin, küll muidugi kõvast plastikust, topsihoidja ja käetoe sees väikene laegas, aga iseenesest need on olemas ja siin 2 istme vahel on ka väikene laegas olemas. Nii et ma ütleks, et 5-pallisüsteemis nihukene 3, tugev 3 on see mugavus ja ruumikus sellel viimasel istmereal. Kui tagumisel istmereal istuvad ikkagi minu suurused täiskasvanud, siis keskmisel istmereal on umbes täpselt nii palju ruumi. Iseenesest põleruumi piisavalt, pearuumi küllaga ja ma ei ütleks, et väga püstine nüüd seljatugi oleks. Aga natukene liigutada tahapoole ja tegelikult tunned ennast siin väga mugavalt. Ja selgelt on näha, et Volvo on ehitanud selle auto ikkagi peresuunitlusega. Uks on parajalt suur, ukseava on ka parajalt suur. Ilusti saad siia laste turvatoolid ära panna, muide Isofixile ligipääs on ka meeletult mugav, siin ei ole mingeid katteid ega midagi, lihtsalt lükka oma iste siia sisse paika ja ongi olemas kõike. Muide, see keskmine istmerida omab integreeritud turvatooli, mis on siis mõeldud lastele 15–36 kilogrammi. Ka jälle selline väga hea ja vajalik asi teinekord, kui on vaja lapsi vedada. Ja muide, kui lapsed on seal tagumisel istmereal, siis tegelikult täiskasvanutel on siin ruumi küllaga ja on vägagi mugav olla. Ja ka käetugi on olemas koos topsihoidjatega, aga see topsihoidjate gaas kipub alati lahti tulema, kui siia käe peale panna ja tegelikult kui topsihoidjat kasutad, siis ei ole ju tegelikult väga palju ka ruumi siin oma küünarnukid toetada. Selle keskmise istumiskohaga on niimoodi, et sa pead jala ikkagi siit kesktunnelist üle saama, istud natukene jalatarkis, see keskmine iste on natukene jäigem, istud kõrgemal, pearuumi tegelikult on küllaga, aga sa tunned ennast natukene ahistatuna, mis sest, et tegelikult õlaruumi siin on küllaga isegi siis, kui minu kõrval istub 2 minu suurust täiskasvanut. Materjalide poole pealt tegelikult kõik näeb väga-väga hea välja. Visuaalselt kõik on ilus metall, puit, nahk, õmblused. Tõsi, need uksetaskud, need võiksid olla polsterdatud, aga selle eest on need piisavalt suured ja praktilised ja siin istme seljatoes on ka sellised võrgud, kuhu saad näiteks mõne ajakirja panna. Oma kliimapaneel on ka ja istme soojendused ka loomulikult. Nii et kõik eluks vajalik olemas. Juhi kohta on endiselt jäänud selline klassikaline Skandinaavia disain, elegantne, ilus. Võrreldes BMW-ga elegantsem, rahulikum, võrreldes Jeep Grand Cherokeega, ma ütleks ka ikkagi elegantsem ja rahulikum. Materjalid kõik jällegi väga ilusad, metall, nahk, õmblused, puit, kõik sellised asjad olemas. Volvo ütleb nüüd, et kõik, mis jääb sellest ülemisest tumedast armatuurlauapaneelist allapoole, on uus, ehk siis need õhuavad, see kangas siin ja nii edasi. Iseenesest jällegi hästi natukene turvaliselt tehtud. Uus on muidugi multimeediaekraan, mis on rohkem natukene esile tõstetud. See on teravama pildiga kui eelmine ekraan. See on endiselt Google'i tarkvaral. Seda on iseenesest mugav kasutada, et kui sa oled ikkagi, ütleme, Androidi baasil tahvelarvutit kasutanud, siis sinu jaoks on siin kõik lihtne. Küll muidugi
Apple CarPlay, Android Auto on endiselt juhtmega. Keskkonsool on siis nii palju muutunud, et siin ees on nüüd siis juhtmevaba laadimisalus. Siit keskelt on ära kadunud sõidurežiimide nupp, seda tuleb siis nüüdseks ekraani pealt toimetada. Rool on nii palju muutunud, et siin on siis natukene teistsugune kodar. Muus osas jällegi kõik sama. Näidikute paneeli disain on jäänud samaks. Küll on muidugi hea see, et näiteks kui sa Apple CarPlay'ga kasutad Waze'i ja paned selle navigeerimist, saad Waze'i pildi siia nina ette. Powers & Wilkinsi helisüsteem endiselt üks parimaid, mis üldse tegelikult autoturul pakutakse, väga mõnusa heliga, terav, selge, vali, mahlakas, suurepärane heli. Ja no istmetega on nii, et Volvo istmed on autonduses ühed parimad. Tõesõna, need on mugavad. Need on küll jäigad, aga need on mugavad. R-disaini istmed mulle meeldisid tegelikult natukene rohkem, kuna siis all oli siis natukene rohkem külgtuge ja siit ülevalt poolt ka. Iseenesest neid patju siin üleval saab kokku keerata, et siis rohkem tuge tekitada, aga endiselt R-disaini istmed mulle meeldisid rohkem. Need on jahutusega, need on soojendusega, need on igatpidi reguleeritavad, nii et siin peaks nii pikad inimesed kui ka lühemad inimesed kui ka suuremad inimesed ja peenimad inimesed endale kõik mugava istumisasendi leidma. Ja sõiduasend on tegelikult ka vägagi hea, küll kõrgemapoolne, aga linnasiibis ju tegelikult tahetaksegi kõrgemaid istumisasendeid. Seega ma arvan, et Volvo on ka siin Põhjamaade inimeste poole vaadanud ja meie jaoks kõik mugavaks ja heaks teinud. Tavakasutuses, kui igapäevaselt mõni inimene seda autot kasutab, siis tema jaoks on see auto hästi turvaline, hästi mugav, hästi ruumikas ja see mõjub rahulikult, lõõgastavalt. Väljavaade suurepärane sellest autost, ei jää midagi A-piilarite taha peitu, ei jää peeglite taha peitu. Peeglid on head suured, sa näed, mis selja taga toimub, isegi keskpeeglist on ilusti näha, mis selja taga toimub. Kõiksugused sõidu- ja ohutusabilised, need töötavad turvaliselt, kindlalt ja väga hästi. Isegi tüütu piirkiiruse teavituse saab hästi mugavalt siit rooli pealt vasakule vajutades välja lülitada. Rajaabilise välja lülitamiseks tuleb ikkagi korraks siit Volvo logo vajutada ja siis saad selle kiirteega välja lükata. Aga see on enamus autodel nii. Mis puudutab neid LED-tulesid, suurepäraselt töötavad väga selgelt, väga erksalt, laia valgusvihuga. Ehk siis need kõik asjad on ikkagi mõeldud meie pimeda keskkonna jaoks ja just siin pimedas sõitmise mõttes väga hästi töötab. Ja kui alustada nüüd sõitu täis akuga, siis enamasti sõidetakse ikkagi elektriga. Aku täiega sain mina arvutuslikult 58 kilomeetrit sõita ja siis kui aku tühjaks sai, siis edasine 100 kilomeetrit oli keskmise kütuse kuluga nihukene 6 liitrit 100-le. Ja siis kui sõita laisalt ehk siis ei viitsi üldse seda akut laadida, sõidad pigem sellise hübriidautoga, siis pead arvestama, et keskmine kütuse kulu on ikkagi selline 9 liitrit 100-le. Ja see auto on vaikne muidugi. Me sõidame karedal teekattel 70 kilomeetrit tunnis ja tegelikult ma ütleks, et see auto on ikkagi vaikne võrreldes Grand Cherokeega või X5-ga. No ma ütleks, et see müratase on enam-vähem samasugune. Volvo hinnad algavad 72 000 eurost. Sellisel juhul saad poolhübriid bensiinimootoriga nelikveolise mudeli. Pistikhübriidi hinnad algavad 84 000 eurost ja selline väga hästi varustatud pistikhübriid maksab 97 000 eurot. Ja selles hinnaklassis on tegelikult BMW X5 pistikhübriid ja Jeep Grand Cherokee on pisut kallim, aga ma ütleks, et
enam-vähem samas hinnaklassis. Ja nüüd, kui võrrelda neid autosid omavahel, siis X5 omab vaieldamatult kõige pikemat läbisõitu elektriga, sellel on kõige parem mootor, sellel on kõige suurem haagise veovõime ja üleüldiselt X5 sõidab väga hästi. Küll aga võrreldes nende teiste kahe autodega on ta salongi poolest kõige väiksem. Siis Volvo XC90 vaieldamatult kõige turvalisem, kõige mugavam, kõige ruumikam, 7-kohaline, nii et igati turvaline pereautovalik. Ja Grand Cherokee kasuks räägib tegelikult kõige parem nelikvedu just pistikhübriidide seas ja varustuse poole pealt tegelikult on võimalik ka saada võrdväärset luksust. Volvo XC90 on endiselt turvaline valik, kui on vaja saada suurt ja mugavat sõna otseses mõttes pereautot, mille pistikhübriid on ka 7-kohaline.